Hei! Täna tulime siis Kändisse. Kändi on kuulus oma Kändi templi poolest ja Kändi tempel on siis Sri Lanka üks suuremaid templeid. Igal aastal me korra külastame Kändit. Kändis on umbes 240 kilomeetrit koolist ja seda 240 kilomeetrit me sõitsime 8 tundi, kuna Sri Lanka liiklus on nagu ta on. Aga iga aasta mul on siia templisse sisse pääsemisega probleeme. Seekord ma valmistusin, võtsin pikad teksapüksid kaasa, panin valge T-särgi, et tavaliselt templisse tuleb tulla valge T-särgiga. Aga kontrollis selgus, et teksad on katkised ja sisse nad ei luba katkiste teksadega, ehk siis me läksime jälle autosse tagasi ja panin sihukese rätiku ümber, et nüüd mul olen hästi stiilne siin selle rätikuga. Esimene kord, kui ma tulin 2019 siia templisse, siis oli see, et retuusidega ei tohtinud tulla, kuna retuusid on liiga seksikad. Siis ma panin ka selle sama rätiku, iga aasta mul on see rätik kaasas siin. Ja eelmine aasta oli see asi, et mul oli liiga lühikene kleit, et kleit peab olema üle põlve. Aga siin jah, see on üks kuulsamaid Sri Lanka ja suurimaid Sri Lanka templeid ja siin elab siis munkade peamunk. Et lähme ja kohalikule on see sissepääs 20 senti ja turistile on umbes 6 eurot. Et lähme vaatame siis, milline see välja näeb. See on Rometi teine kord minna templisse, et uusaastal me käisime koos vanavanematega templis. Rometil on siin päikesekaitse ja natuke on ta veel unine. Aga jah, Rometi vanavanemad külastavad iga pühapäev templit. Aga jah, kuna Sunett ei ole väga templi inimene, siis ta ei anna mulle kunagi nõu, mis riideid ma kandma pean. Otse ees on siis piletimüügikoht ja sinna me peame ka jalatsid jätma, et templi külastamises üks reegel on see, et peab palja jalu minema. Ehk siis jah, jalatsid peame siia jätma ja pileti saame siit osta. Okei, piletimüügiga läks nagu näks, et mina ei pidanud piletit ostma, kuna mul on Sri Lanka, poolenisti Sri Lanka laps, siis minul on sissepääs tasuta sinna. Aga turistidele on jah 6-7 eurot seal. Sissepääsu juures tõstsime siukseid lilli, et sees on spetsiaalne koht, kus saab siis need lilled panna ja samal ajal soovida oma soove. Et iga kord, kui ma templit külastan, siis ma mingi soovi Budale siis esitan. Mõni on täide läinud, mõni mitte, aga jah, siuksed lilled, et seal sissepääsu juures saab osta, 50 senti on ja tavaliselt kohalikud siis ka neid ostavad või võtavad kodus kaasa. Et näiteks Suneti koduhoovis on spetsiaalne puu, siukeste väikeste ilusate lilleõitega, millega siis soovitakse oma soove. Et tavaliselt, kui näiteks Suneti vanemad templisse lähevad, siis isa korjab neid lilli ja viib need templisse. Aga jah, lähme vaatame nüüd sinnapoole ka. Selleks, et minna templisse sisse, me peame olema puhtad
et siin saab siis jalad puhtaks pesta, et üks väga oluline asi on tegelikult templi külastades, et olla puhas, pesta jalad puhtaks enne minekut, et siin me siis pesame oma jalad ära. Ja nüüd oleme valmis minema templisse sisse. Leidsime templist üles ka mangopuu. Soneti ema ütles, et mangod saavad 3 kuu pärast valmis, ehk siis need peaksid umbes juulis valmis saama. Aga siuksed päris suured on siin ju. Tempel on külastatud ja nüüd lähme võtame oma jalatsid ja liigume päevaga edasi. Romet magas terve aeg, kui me templit külastasime oma kõhukotis. Nüüd lähme vaatame, saame ehk kuskilt midagi juua osta ja midagi hamba alla ja siis lähme sõidame juba ühe teise väga huvitava templi juurde. Tulime hoopis kandis asuvast botaanikaaeda, et otsustasime teise templisse mitte minna ja nüüd jalutamegi siin natuke ringi. Vihma hakkas sadama, aga meil on õnneks vihmavarjud ja Rometil on siuke oma mõnus tool. Et vaatame, mis siin botaanikaaias on, et ma pole ennem siin käinud ka. Ja kui see aed on külastatud, siis otsustame, kas sõidame veel kaugemale natukene koolist, et ööbida ühes hotellis või siis hakkame kodu poole tagasi sõitma. Et kuna eelmine sõit oli juba 8 tundi ja Rometiga nüüd see autosõit nii lihtne ka ei ole, et siis võib-olla tasub natuke kodule lähemale sõita täna või siis võtame väikse riski ja sõidame veel natuke kaugemale, aga vaatame. Et külastame selle aia ära ja siis vaatame edasi ja pilet siia oli kohalikule 50 senti ja turistile 7 eurot ja mina sain jälle kohaliku hinnaga, sellepärast et Rometil on sama perekonnanimi, mis Sonetil ja näitasime Rometi ID-kaarti ja nad ütlesid, et mul on kohaliku hind, et ma sain siis 50 sendiga siia.
siin on minu lemmik puuvili Sri Lanka, jackfruit. Eile võtsime vastu otsuse, et kaugemale me ei sõida, tulime kodule lähemale, praegu oleme umbes 2-3 tunnisõidu kaugusel siis kodust. Et mõtlesime, et nii jääb ometi ka lihtsam, et muidu võib-olla 10 tundi autos olla täna oleks natukene liiga karm talle. Et nagunigi siis, kui meil oma auto on siin, et siis Sunett võtab 2-nädalase puhkuse, siis vaatame, sõidame ringi. Aga täna on esmaspäev, et siin riigis on ka täna püha, 1. mai on siis täna. Ja homme hakkab jälle töönädal pihta. Töönädalatel tavaliselt ongi nii, et Romed on nii huvitatud enda nägemisest kaameras. Et töönädalatel tavaliselt ongi nii, et Sunett alustab tööga umbes kell 12, et siis hommikul lähme ujuma ja käime niisama linna peal ringist, alustab tööpäeva ja siis õhtul lähme Goldforti jalutama. Ja nii kaua, kui ta töötab, siis mina Rometiga mängin seal. Sai külastatud ka siinset hambaarsti ja kulmutehnikut, et näiteks kulmude korda tegemine on siin alla euro siin riigis ja hambaarsti külastus. Mul ei vaja teha hambale juureravi. Et Eestis käisin ka külastasin hambaarsti, aga seal olid järjekorrad nii pikad, et ma ennem pidin tulema siia, kui ma oleks saanud selle kogu protsessi ära tehtud. Ja samas nad ütlesid, et see kogu protsess on 850 eurot. Siis me helistasime kohe Suneti õele, uurisime palju siin on ja siis Suneti õde ütles, et maks siin läheb umbes 100 eurot. Ja nii kui ma siia tulin, siis kohe läksin hambaarsti juurde. Et siin ei ole nii, et kui sa arsti juurde tahad minna, et sa pead mingi aja panema, sa lihtsalt lähed kohale ja siis seal on elav järjekord. Läksin kohale, sain kohe sisse ja siis hambaarst ütles, et 30 eurot on kogu juureravi, siis mõtlesin, okei, teeme ära. Kuna ma tean, kui palju siin riigis pühendatakse või panustatakse haridusele, siis ma usaldan täielikult siinseid arste. Et näiteks see arst, kes mulle juureravi tegi, tema on õppinud lisaks Sri Lanka ülikoolile ka Jaapani ülikoolis. Ja ta ütles, et ta on külastanud Eestit ka Tartut, et ma arvan, äkki ta käis Tartu ülikoolis, siis nagu külastas Tartu ülikooli, ma ei tea, aga ta ütles, et ta on külastanud Tartut. Et väga positiivselt tal ei olnud meelestatud Tartu suhtes, et võib-olla ta külastas äkki novembris, kui oli vihmaperiood, ma ei tea. Aga jah, et siis kõigepealt ta saatis, tegi pildi hambast, vaatas üle ja ütles, et hakkame pihta ja siis mul oli, et mis mul tehakse nüüd, et midagi ei seletatagi, et lihtsalt hakkame pihta, siis ma küsisin Sunetilt, et mis ta täpselt tegema hakkab. Sunet ütles, et ta tahtigi juureravi. Siis ma ütlesin jah, ja siis Sunet ütles, et aga ta teebki sulle juureravi. Ja siis istusin sinna tooli, hakkas pihta, siis tegi mingi, ma ei tea, tal läks mingi tund, 1,5 tundi. Ja siis esimene visiit siis. Ja siis oligi esimese visiidi ajal juba ütles, et kogu juureravi on 15 000 kohalikku, ehk siis on umbes 30 eurot ja kokku külastasin 3 korda hambaarsti. Ja tundub, et nüüd on kõik korras, kordagi valu pole midagi teinud. Ja siis ta ütles, et ta soovitaks krooni ka veel peale panna sinna, et siis oleks kindlam, et järgmine kord oktoobris-novembris, kui me tuleme, siis ma panen hambale krooni ka veel peale, et see on 80 eurot. Aga jah, et siuksed mõtlesin, et nüüd hambaravi ma hakkangi siin riigis tegema, et kuna me külastame ja see on Suneti, kogu pere käib selle hambaarsti juures. Et on ka Suneti õdedele teinud hamba juureravi ühele. Aga jah, nüüd täna lähme kohe sööma hommikust ja siis oleme kuni 12-ni siin õues, et meil on siin
hotellitoa juurde ees sihuke mõnus päikse võtmiskoht või varjukoht ja siis siin kohe on bassein ka, et on hea rometiga siin tegutseda ja siis hakkame kodu poole sõitma ja tee peale jääb ette üks kalasadam veel, et külastame seda ja proovime tänase päeva veel väljas veeta, et jõuame õhtul koju ja siis homme juba hakkab teeneda. Hotellist sai kõik asjad kokku paakitud ja nüüd olemegi teel Kalasadama poole. Asume praegu Nicombos ja Nicombos ongi üks suurimaid kalasadamaid ja kalaturge. Kell on üpris palju juba, varsti hakkab saama 1. Usun, et enamus kalamüüjaid on võib-olla juba oma asjad kokku pakkinud, aga ehk on seal veel mõni alles, et saan näidata, milline siin kalaturg välja näeb. Ja üks minu jaoks natuke põnev fakt on Sri Lanka kohta see, et siin ei ole nagu üks usk, et kõik ei ole buda usku siin, et näiteks siin samas linnas Nicombo ongi enamasti kristlased ja siin väga templeid ma pole näinud, et siin ongi hästi suured uhked kirikud. Et jah, et Sri Lanka elanike seas ei ole üks usk, vaid on siin on kristlased, buda usku, muslemid ja tamilid ja et nagu palju erinevaid siis neid uske või uskumusi on. Aga jah, et see on siuke põnev fakt minu arust. Aga lähme vaatame, milline see kalasadam meile näeb. Kalaturg külastatud, nüüd sööme oma kõhul täis Burger Kingist ja siis hakkame kodu poole liikuma, et tund ja pool on meil sõitu jäänud. Sõidame koju ja see ongi väike reis läbi, aga sellega ma selle video lõpetan, nii et ciao.